51. kiri Planeetide aadamad. Planeedivürsti usulise elukorralduse ajal jõuab primitiivne inimene loomuliku evolutsioonilise arengu piirini ning see bioloogiline saavutus on süsteemi suveräänile märgiks, et sellisesse maailma tuleb saata pojaseisuse teine klass. Bioloogilised ülendajad. Neid poegi, keda on 2, aineline poeg ja tütar, tuntakse planeedil tavaliselt Aadama ja Eevana. Sataania algne aineline poeg on Aadam ja süsteemi maailmadesse bioloogilisteks ülendajateks suundujad kannavad alati selle oma ainulaadse klassi esimese ja algse poja nime. Need pojad on looja poja aineline kingitus asustatud maailmadele. Nad jäävad koos planeedivürstiga planeedile, kuhu nad on määratud, kogu selle sfääri arenguloo jooksul. Niisugune ettevõtmine planeedivürsti poolt valitsetavas maailmas ei ole eriti riskantne, kuid usust taganenud planeedil, vaimse valitsejata maailmas, mis on ilma jäetud planeetide vahelise suhtlemise võimalustest, kaasnevad selle missiooniga tõsised ohud. Kuigi te ei või lootagi saada kõike teada nende poegade tööst kõigis Sataania ja teiste süsteemide maailmades, kirjeldatakse teistes kirjades põhjalikumalt Jerusemi bioloogiliste ülendajate korpusest Urantia rasse täiustama saabunud huvitava paari Aadama ja Eeva elu ning kogemusi. Kuigi teie põliselanikest rasside täiustamise ideaalsed plaanid äpardusid, ei olnud Aadama missioon siiski asjatu. Urantia on Aadama ja Eeva kingitusest mõõtmatult kasu saanud ning ka nende kaaslased või kõrged nõukogud ei pea nende tööd täiesti tühja läinuks. 1. Jumala aineliste poegade päritolu ja olemus. Ainelised ehk soolised pojad ja tütred on looja poja järglased. Universumi emavaim ei osale nende olendite loomisel, kes on mõeldud tegutsema arengumaailmade bioloogiliste ülendajatena. Aineline pojaseisuse klass ei ole kogu kohaliku universumi ulatuses ühesugune. Looja poeg loob igas kohalikus süsteemis vaid ühe niisuguste olendite paari. Need algsed paarid on loomult üksteisest erinevad, sest on häälestatud oma süsteemi elumudelile. See on vajalik omadus, sest muidu ei ühilduks aadamate paljunemispotentsiaal konkreetse süsteemi maailmade arenevate surelike omaga. Urantiale saabunud Aadam ja Eeva pärinesid aineliste poegade algsest Sataania paarist. Ainelised pojad võivad olla 2,5 kuni 3 meetri pikkused ning nende kehad kiirgavad violetse varjundiga ergavat eredat valgust. Nende ainelistes kehades ringleb küll aineline veri, kuid nad on laetud lisaks ka jumaliku energiaga ja küllastatud taevase valgusega. Need ainelised pojad, Aadamad ja ainelised tütred, Eevad, on omavahel võrdsed, erinedes vaid paljunemisomaduste ja teatavate keemiliste iseärasuste poolest. Nad on võrdsed, kuid erinevad, mees- ja naissoost, seega teineteist täiendavad ning on mõeldud täitma paaris peaaegu kõiki ülesandeid. Aineliste poegade toitumine on kahesugune. Nad ongi loomult ja kehaehituselt kahesed ning kasutavad materialiseerunud energiat peaaegu samuti kui maailma füüsilised olendid. Kuid oma surematut olemasolu hoiavad nad täielikult alal teatavate toetavate kosmiliste energiate otsese ja automaatse omastamisega. Kui sel poegade klassil peaks mõne ülesande täitmine ebaõnnestuma või kui nad koguni teadlikult ja tahtlikult mässama hakkavad, satuvad nad isolatsiooni ning lõigatakse ära elu ja valguse allikast universumis. See muudab nad tegelikult ainelisteks olenditeks, kes on määratud elama ainelist elu maailmas, kuhu nad on lähetatud, ning nad on sunnitud laskma universumi kohtunikel enese üle kohut mõista. Niisuguse õnnetu ja rumala ainelise poja või tütre elujärgu planeedil lõpetab lõpuks füüsiline surm. Algsed ja otseselt loodud Aadam ja Eeva on loomult surematud, nagu ka kõik teised kohaliku universumi pojaseisuse klassid, kuid nende poegade ja tütarde surematuse potentsiaal üha väheneb. See algne paar ei saa oma sigitatud poegadele ja tütardele surematustingimusteta üle anda. Nende järglased saavad elu jätkata vaid siis, kui pole katkenud intellektuaalne sünkroonsus
vaimu meele gravitatsiooniringlusega. Satania süsteemi algusest saadik on mässu ja reetmise tõttu kaotatud 13 planeetide aadamat ning 681 204 olendit vähem vastutusrikastest ametitest. Enamik neist ülejooksmistest toimus Lutsiferi mässu ajal. Kuigi ainelised pojad on süsteemi keskusmaailmade alalised elanikud, ei ole neil mõttekohandajaid. Ka arenguplaneetidel ülesandeid täites mitte, kuid just oma teenistustega omandavad nad kogemusliku võime saada sisim, kohandaja ja võimaluse paradiisi tõusuks. Need ainulaadsed ja imelised kasulikud olendid on vaimse ja füüsilise maailma vahelised ühenduslülid. Nad on koondunud süsteemide keskustesse, kus nad sigivad ja käituvad nagu aineliste maailmade kodanikud. Nendest keskustest lähetatakse neid arengumaailmadesse. Erinevalt teistest planeetidel teenivatest loodud poegadest ei jää aineline pojaseisuse klass ainelistele loodud olenditele, nagu seda on Urant ja Asukad, loomult nähtamatuks. Neid jumala poegi võib näha ja mõista ning nad võivad tegelikult seltsida ajalike loodud olenditega. Võiksid isegi nendega järglasi saada, kuigi see bioloogilise ülendamise roll jääb tavaliselt planeetide aadamate järglastele. Jerusemil on iga Aadama ja Eeva ustavad lapsed surematud, aga ainelise poja ja tütre arenguplaneedil sigitatud järglased surevad loomulikku surma. Nende poegade rematerialiseerudes paljunemiseks arengumaailmas toimub elu edastamise mehhanismis muutus. Elukandjad jätavad meelega planeetide Aadamad ja Eevad ilma võimest surematuid poegi ja tütreid sigitada. Kui Aadam ja Eeva jäävad ustavaks, võivad nad planeedil oma ülesannet täites lõputult edasi elada, kuid nende laste eluiga väheneb teatava määra iga järgneva põlvkonnaga. Teine, planeetide aadamate üleviimine. Kui saabub uudis, et veel üks asustatud maailm on jõudnud füüsilise arengu kõrgpunkti, kutsub süsteemi suverään süsteemi keskusmaailma kokku aineliste poegade ja tütarde korpuse. Ja pärast selle arengumaailma vajaduste läbi arutamist valitakse vanemate aineliste poegade korpusest 2 vabatahtlikku. Üks Aadam ja üks Eeva. Seda avastusretke teostama. Astuma sügavasse unne enne seeravisse võtmist ja transportimist oma teenistuslikust kodust uute võimaluste ja uute ohtude maailma. Aadamad ja Eevad on poolainelised loodud olendid ning seeravid neid sellistena transportida ei saa. Enne kui neid saab määratud maailma transportimiseks seeravisse võtta, tuleb nad süsteemi keskusmaailmas kõigepealt dematerialiseerida. Transpordiseeravid suudavad ainelisi poegi ja teisi poolainelisi olendeid selliselt endasse muundada, et neid saaks seeravisse võtta ja sellistena läbi kosmose ühest maailmast või süsteemist teise transportida. Selleks transpordiks ettevalmistamine võtab ligikaudu standardaja 3 päeva ning pärast seeravi transpordiga reisi lõpetamist peavad elukandjad dematerialiseerunud loodud olendite normaalse eksisteerimisvormi jälle taastama. Aadamate ettevalmistamisel nende transportimiseks Jerusemilt arengumaailmadesse on küll olemas dematerialiseerimismeetod, kuid nende äraviimiseks neist maailmadest samasugust meetodit ei ole. Kui just pole vaja kogu planeeti tühjaks teha, sest sel juhul kohaldatakse eriolukorra dematerialiseerimismeetodit kogu päästetava elanikkonna jaoks. Kui areneva rassi elukohta planeedil peaks ähvardama mingi füüsiline katastroof, kasutavad Melkisedekid ja elukandjad dematerialiseerimismeetodit kõigi ellujääjate jaoks ning need olendid kantakse seeravi transpordiga uude maailma, mis on nende eksisteerimise jätkamiseks ette valmistatud. Kosmosemaailmas kord alguse saanud inimrassi areng peab kulgema täiesti sõltumatult selle planeedi füüsilisest ellujäämisest. Muidu aga ei ole planeetide Aadamate ja Eevade lahkumine nende poolt valitud maailmast arengu ajastute jooksul ette nähtud. Sihtkohaks olevale planeedile saabumisel aineline poeg ja tütar taas materialiseeritakse elukandjate juhendamisel. Kogu sellele protsessile kulub 10–28 päeva uranti aega. Seeravliku une teadvusetus
jääb kogu selle muundamisperioodi jooksul alles. Kui füüsilise organismi taaskoondamine on lõpule viidud, seisavad need ainelised pojad ja tütred oma uutes kodudes ja oma uutes maailmades täpselt samasugustena, nagu nad olid enne dematerialiseerumist Jeruusalemil. 3. Aadamate ülesanded. Asustatud maailmades rajavad ainelised pojad ja tütred endale oma koduaiad, milles neid peagi abistavad nende oma lapsed. Aia asukoha on tavaliselt valinud planeedivürst ning tema aineline kaaskond teeb tavaliselt paljude kõrgemat tüüpi põliselanikest rahvaste abiga ära ettevalmistustöö. Need Eedeni aiad on saanud oma nime tähtkuju keskusmaailma Edenti auks ja sellest, et nad kujundatakse kõige kõrgemate isade keskusmaailma botaanilise suurejoonelisuse järgi. Need koduaiad asuvad tavaliselt eraldatud paigas lähistroopilisel alal. Muidu harilikes maailmades on need imelised loomingud. Katkendlik kirjeldus selle ettevõtmise äpardunud arengust Urantial ei anna teile neist kaunitest kultuurikeskustest mingit ettekujutust. Potentsiaalselt on planeedi Aadam ja Eeva füüsilise armu täielik kingitus surelikele rassidele. Selle sisse toodud paari põhiülesandeks on ajalapsi paljundada ja ülendada, kuid vahetut segunemist aiaelanike ja maailma elanike vahel tegelikult ei toimu. Aadam ja Eeva jäävad paljude põlvkondade vältel arenevatest surelikest bioloogiliselt eraldatuks, sest nad moodustavad tugeva rassi oma klassist. Siit pärinebki asustatud maailmades violettne rass. Rasside täiustamise kavad töötab välja planeedivürst koos oma kaaskonnaga ning Aadam ja Eeva viivad need ellu. Ning just selles suhtes oli teie aineline poeg oma kaaslasega Urantiale saabudes väga ebasoodsas olukorras. Kaligastja avaldas Aadama missioonile kavalalt ja tõhusalt vastupanu ning vaatamata sellele, et Urantia Melkisedekitest hooldajad olid Aadamat ja Eevat igati hoiatanud mässulise planeedivürsti poolt ähvardavate ohtude eest, meelitas see põlismässaja Eedeni paari riukalikku intriigi kasutades lõksu, sundides neid rikkuma nende kui teie maailma nähtavate valitsejate hoolduslepingut. Reeturlikul planeedivürstil õnnestuski teie Aadamat ja Eevat kompromiteerida, kuid tema püüded neid Lutsiferi mässu kaasa haarata jooksid tühja. 5. Inglite klass, planeedi abilised, on kinnistatud Aadama missiooni juurde ning saadab planeetide Aadamaid alati nende retkedel maailmadesse. Algselt on määratud korpuses ligikaudu 100 000 liiget. Kui Urantia Aadama ja Eeva töö algas ebaküpselt, kui nad kaldusid ette määratud kavast kõrvale, manitses üks aia seeravite häältest neid nende laiduväärse käitumise pärast. Ja teie lugu sellest sündmusest illustreerib hästi viisi, kuidas teie planeedil on traditsiooniliselt omistatud kõike üleloomulikku issandale Jumalale. Seetõttu on urantialased sageli kõikse isa olemuse suhtes segadusse sattunud, sest talle on omistatud üldiselt kõigi tema kaaslaste ja alluvate sõnu ning tegusid. Aadama ja Eeva puhul polnud aia ingel keegi muu kui tol ajal valves olnud planeedi abiliste juht. See seerav Solonia kuulutas jumaliku kava läbi kukkunuks ja nõudis Melkisedekitest hooldajate tagasipöördumist Urantiale. Teisesed keskteelised kuuluvad Aadama missioonide juurde, nagu planeedivürsti aineline kaaskond. Nii kuuluvad ka aineliste poegade ja tütarde järeltulijad 2 klassi. Nende füüsilised lapsed ja teisesed keskteelised. Need ainelised, kuid tavaliselt nähtamatud hoolekandjad planeetidel aitavad palju kaasa tsivilisatsiooni arengule ning isegi aitavad allutada allumatuid vähemusi, kes võivad püüda sotsiaalset arengut ja vaimset edenemist õõnestada. Teiseseid keskteelisi ei tohiks ära segada esmaste keskteelistega, kes pärinevad peaaegu planeedivürsti saabumise ajast. Enamik neist varasematest keskteelistest ühines Urantial Kaligastja mässuga ning on olnud 4 pühist saadik interneeritud. Samuti on interneeritud ka paljud Aadama rühma liikmed, kes ei jäänud planeedi valitsusele ustavaks. 4 pühil moodustasid esmased ja teised ustavad keskteelised vabatahtlikult liidu
ning on tegutsenud maailma asjatoimetustes sellest ajast saadik ühtse üksusena. Nad teenivad ustavate keskteeliste juhtimisel, keda valitakse vaheldumisi neist 2 rühmast. Teie maailma on külastanud 4 pojaseisuse klassi. Planeedivürst Kalikastia, Jumala ainelised pojad Aadam ja Eeva, Aabrami aegade Saalemi tark Machiaventa Melkisedek ja Kristus Miikael, kes saabus paradiisi annetuva pojana. Kuivõrd tõhusam ja kaunim oleks olnud, kui Nebadoni universumi ülemvalitsejat Miikaeli oleks teie maailmas tervitanud ustav ja teokas planeedivürst ning pühendunud ja edukas aineline poeg, kes mõlemad oleksid võinud nii palju kaasa aidata annetuva poja elutööle ja missioonile. Kuid mitte kõigil maailmadel pole läinud nii õnnetult kui Urantial ning ka planeetide Aadamate missioon pole alati olnud nii raske ja riskantne. Kui neid saadab edu, aitavad nad kaasa suure rahva arengule, jätkates planeedi asjade nähtavate juhtidena tegevust isegi kuni selle kauge ajani, mil see maailm stabiliseerub valgusesse ja ellu. 4. 6 arengurassi. Asustatud maailmade varastel ajastutel on ülekaalus punane inimrass, kes jõuab inimesele omaste arengutasemeteni tavaliselt esimesena. Ent kuigi punane inimene on planeetidel vana rass, tekivad ka sellele järgnevad värvilised rahvad surelike ilmumise ajastul juba väga varakult. Varasemad rassid on hilisematest mõnevõrra kõrgemad. Punane inimene seisab indigo rassist, mustast rassist palju kõrgemal. Elukandjad annetavad esimesele ehk punasele rassile eluenergiaid täies mahus ning iga järgneva selgesti erineva surelike rühma ilmnemine arengus kujutab endast variatsiooni esialgse annetuse arvel. Ka surelike kasv kaldub punasest rassist indigo rassi suunas liikudes vähenema. Kuigi Urantial ilmusid roheliste ja orantside rahvaste seas ootamatud hiigelkasvujooned. Maailmades, kus esinevad kõik 6 arengurassi, on kõrgemad rahvad esimesest, 3. ja 5. rassist, punased, kollased ja sinised. Arengurasside intellektuaalse kasvu ja vaimse arengu võime ilmneb seega vahelduvalt nii, et 2., 4. ja 6. on mõnevõrra vähem andekad. Need teiseste rasside rahvad teatavates maailmades puuduvad. Paljudes teistes on nad hävitatud. Urantia õnnetuseks olete te kaotanud väga palju oma kõrgemaid siniseid inimesi. Neid on alles vaid teie segunenud valges rassis. Teie orantside ja roheliste rahvaste kadumine ei ole nii muret tekitav. 6 või 3 värvilise rassi areng näib punasele inimesele antud algset annetust küll vähendavat, kuid pakub surelike tüüpidele teatavaid väga soodsaid variatsioone ja võimaldab väljendada mitmesuguseid inimpotentsiaale, mis oleksid muidu saavutamatud. Need teisendid on inimkonna kui terviku edasiliikumisele kasulikud tingimused, et sisse toodud aadamlik ehk violetne rass neid hiljem täiustab. Urantial seda tavalist segunemiskava laialdaselt ellu ei viidud ning selle rassi arengukava täitmata jätmise tõttu on teil nende varajaste rasside jäänukeid oma maailmas jälgides võimatu kuigivõrd aru saada nende rahvaste seisundist keskmisele asustatud planeedil. Rasside arengu varajastel aegadel kalduvad punased, kollased ja sinised inimesed veidi omavahel ristuma. Samasugune segunemistendents on ka orantsi, rohelise ja indigo rassi vahel. Vähem arenenud inimesi rakendavad edasijõudnumad rassid tavaliselt lihttöölistena. Sellest on saanud alguse ka orjus planeetide varasematel ajastutel. Harilikult allutavad punased inimesed orantsid ja alandavad nad teenijate seisundisse. Mõnikord ka hävitavad nad. Kollased ja punased inimesed suhtlevad omavahel tavaliselt vennalikult, kuid mitte alati. Kollane rass tavaliselt orjastab rohelise, sinine inimene aga allutab endale indigo. Need primitiivsed inimrassid kasutavad oma vähem arenenud kaaslaste teenuseid sunnitööl, nii nagu rantialased ostavad ja müüvad hobuseid ning kariloomi. Enamikus normaalsetes maailmades ei püsi sunniviisiline orjus planeedivürsti usulisest elukorraldusest kauem. Kuigi vaimse puudega ja sotsiaalsed õiguse rikkujad
peavad siiski vahel sunnitööd tegema. Ent kõigil normaalsetel sfääridel kaotatakse niisugune primitiivne orjus varsti pärast sisse toodud violetse ehk aadamliku rassi saabumist. Neil 6 areneval rassil on määratud seguneda ja saada kõrgemaks aadamatest ülendajate järglastega segunemise teel. Kuid enne nende rahvaste segunemist langevad viletsamad ja kõlbmatud enamasti välja. Planeedi vürst ja aineline poeg koos teiste selleks sobivate planeedi võimudega otsustavad paljunemisliinide kõlblikkuse üle. Urantial on sellist radikaalset programmi ellu viia raske, sest puuduvad kompetentsed otsustajad teie maailma rasside indiviidide bioloogilise kõlblikkuse või kõlbmatuse üle. Sellele takistusele vaatamata näib, et peaksite suutma oma märgatavalt kõlbmatute puudulike mandunud ja antisotsiaalsete tüvikondade bioloogilise kõrvaldamise suhtes kokkuleppele jõuda. 5. Rasside segunemine, Aadama vereannetus. Planeedi Aadama ja Eeva saabudes asustatud maailma on neist kõrgemad neile õpetanud, kuidas olemasolevaid intellektiolendite rasse kõige paremini täiustada. Ühtne tegevuskava küll puudub, palju jäetakse ka hoolekandjatest paari otsustada ja vigu ei tehtagi nii harva. Eriti segaduses ja mässulistes maailmades, nagu seda on Urantia. Violetsed rahvad ei hakka tavaliselt planeedi põliselanikega segunema enne, kui nende endi rühmas pole juba üle 1 miljoni liikme. Kuid planeedi vürsti kaaskond kuulutab vahepeal, et Jumala lapsed on tulnud alla inimrasside juurde elama ja inimesed ootavad kannatamatult aega, mil teatatakse, et need, kes on tunnistatud kõrgema rassi ainest omavaks, võivad minna Eedeni aeda, kus Aadama pojad ja tütred valivad nende seast uue ja segatud inimkonna klassi arenevad isad ja emad. Normaalsetes maailmades ei loo planeedi Aadam ja Eeva kunagi arengurassidega paari suhteid. See bioloogilise parandamise töö jääb Aadama järglaste ülesandeks, kuid need adamiidid ei lähe rasside sekka. Vürsti kaaskond toob Eedeni aeda paremaid mehi ja naisi, kes vabatahtlikult Aadama järglastega paari astuvad. Ja enamikus maailmades peetakse suureks auks saada valitud aiapoegade ja tütardega paari astumise kandidaatideks. Esmakordselt vähenevad rassisõjad ja muud suguharude vahelised võitlused, sest maailma rassid püüavad üha enam tunnustust võita ja aeda pääseda. Sellest, kuidas see konkurentsivõitlus hakkab normaalse planeedi kõigi tegevuste seas keskset kohta hõivama, võite parimal juhul saada väga napi ettekujutuse. Kogu see rassi täiustamise kava nurjus Urantial juba varakult. Violetne rass on monogaamne rahvas ja iga Aadama poegade või tütardega ühinev arenev mees või naine tõotab mitte võtta teisi paarilisi ning õpetada monogaamsust ka oma lastele. Kõigist neist liitudest sündivaid lapsi haritakse ja õpetatakse planeedivürsti koolides ning neil lubatakse siis siirduda oma areneva vanema rassi juurde ning abielluda kellegagi kõrgemate surelike valitud rühmadest. Selle aineliste poegade tüvikonna lisamisel maailmade arengurassidele käivitub uus ja suurem arengulise edasimineku ajastu. Selle sisse toodud võimekuse ja evolutsiooni ületavate joonte väljavalamine paljunemise teel kutsub esile kiireid, järjestikuseid samme tsivilisatsiooni ja rassi arengus. 100 000 aastaga liigutakse edasi rohkem kui eelnevate võitluste ajal 1 miljoni aastaga. Pärast Aadama eluplasma kinkimist teie rahvastele on teie maailmas vaatamata isegi ettemääratud kavade nurjumisele palju edasi jõutud. Ent kuigi planeedi Eedeni aia otsesed järglased saavad annetada end arengurasside parematele liikmetele ja sel teel inimkonna bioloogilist taset tõsta, poleks Urantia surelikke kõrgema rassi ainese omajatel kasulik alamate rassidega paari heita. See rumal teguviis ohustaks kogu teie maailma tsivilisatsiooni. Et teil pole õnnestunud rasse kooskõlla viia Aadama meetodil, peate oma planeedi rasside täiustamise probleemi lahendama teiste ning eeskätt inimlike kohandamis- ja
piiramismeetoditega. 6. Eedeni kord. Enamikus asustatud maailmades jäävad Eedeni aiad suurepärasteks kultuurikeskusteks ja tegutsevad ajastu järel planeedi käitumise ning tavade sotsiaalsete mudelitena. Isegi varajastel aegadel, mil violetsed inimesed on suhteliselt eraldi, võtavad nende koolid vastu sobivaid kandidaate maailma rasside hulgast ning aia tööstuslik areng avab uusi ärilise suhtlemise kanaleid. Seega aitavad Aadamad ja Eevad koos oma järglastega kaasa kultuuri järsule avardumisele ja oma maailmade arengurasside kiirele täiustumisele. Ning kõiki neid suhteid täiendab ja tsementeerib arengurasside segunemine Aadama poegadega, mille tulemusena bioloogiline staatus kohe tõuseb, intellektuaalne potentsiaal elavneb ning vaimne vastuvõtuvõime paraneb. Normaalsetes maailmades saab violetse rassi keskusest aias maailma teine kultuurikeskus, mis koos planeedivürsti keskuslinnaga määrab tsivilisatsiooni arengutempo. Planeedivürsti keskuslinna koolid ning Aadama ja Eeva aiakoolid tegutsevad sajandeid üheaegselt. Nad ei ole teineteisest tavaliselt väga kaugel ning teevad harmoonilist koostööd. Mõelge, mida see tähendaks teie maailmale, kui kusagil Levantis asuks maailma tsivilisatsiooni keskus, planeedi suur kultuuriülikool, mis on tegutsenud katkematult 37 000 aastat. Ning mõelge hetkeks ka sellele, kuidas selle iidse keskuse moraalset mõjuvõimu tugevdaks veelgi selle lähedal asuv teine, veel vanem taevase hoolekande keskus, mille traditsioonidel oleks 500 000 aasta pikkuse integreeritud arengumõju kumulatiivne jõud. Eedeni ideaale levitavad kogu maailmas lõppkokkuvõttes just tavad. Planeedivürsti koolides tegeldakse eeskätt filosoofia, religiooni, kõlbluse ning kõrgemate intellektuaalsete ja kunstisaavutustega. Aadama ja Eeva aiakoolid on pühendunud tavaliselt rakenduskunstidele, intellektuaalsele baaskoolitusele, sotsiaalkultuurile, majanduse arendamisele, kaubandussuhetele, füüsilisele ettevalmistusele ja tsiviilvalitsuse tegevusele. Need maailmakeskused sulavad lõpuks üheks, kuid see tegelik ühinemine toimub mõnikord alles esimese kohtumõistja poja aegadel. Planeedi Aadama ja Eeva jätkuv eksisteerimine koos violetsest rassist otseste järglaste tuumikuga annab Eedeni kultuurile selle kasvu stabiilsuse, mille tõttu selle traditsioonide jõud mõjub nii vastapandamatult maailma tsivilisatsioonile. Neis surematutes ainelistes poegades ja tütardes näeme viimast Jumala ja inimese vahelist vältimatut ühenduslüli, mis ületab peaaegu lõputu sügaviku igavese looja ja madalaimate piiritletud ajaisiksuste vahel. See on kõrget päritolu olend, kes on füüsiline, aineline, isegi sooline, nagu urant ja surelikudki, ning kes on võimeline nähtamatut planeedivürsti nägema ja temast aru saama ning teda tõlgendama maailma surelikele loodud olenditele. Sest ainelised pojad ja tütred näevad kõiki alamaid vaimolendite klasse. Nad näevad planeedivürsti ning kogu tema nähtavat ja nähtamatut kaaskonda. Sajandite möödudes hakatakse ainelist poega ja tütart nende järglaste inimrassidega ühtesulamise käigus pidama inimkonna ühisteks esivanemateks, arengurasside nüüdseks segunenud järeltulijate ühisteks vanemateks. Asustatud maailmades teed alustavad surelikud peaksid tunnistama oma kogemuste järgi 7 isa. Esiteks, bioloogiline isa, lihane isa. Teiseks, maailma isa, planeedi Aadam. Kolmandaks, sfääride isa, süsteemi suverään. Neljandaks, kõige kõrgem isa, tähtkuju isa. Viiendaks, universumi isa, looja poeg ja kohalike loodute kõrgeim valitseja. Kuuendaks, ülimad isad, päevilt vanad, kes valitsevad superuniversumit. Seitsmendaks, vaim ehk Havona isa, kõikne isa, kes elab paradiisis ning annetab oma vaimu elama ja töötama universumis elavate alamate loodud olendite meeles. 7. Ühishaldus.
paradiisi avanal pojad tulevad asustatud maailmadesse aeg-ajalt kohut mõistma, kuid esimene kohut mõistma lähetatud avanal pühitseb sisse areneva aja ja ruumi maailma 4. usulise elukorralduse. Mõnele planeedile, kus seda kohtumõistjat poega kõikjal vastu võetakse, jääb ta üheks ajastuks ja planeet õitseb seega 3 poja, planeedivürsti, ainelise poja ja kohtumõistja poja ühise valitsuse all. Kusjuures 2 viimast on maailma kõigile asukatele nähtavad. Enne kui esimene kohtumõistja poeg oma ülesande täitmise normaalses arengumaailmas lõpetab, moodustavad planeedivürst ja aineline poeg haridus- ja haldusalases töös liidu. See planeedi kahese järelevalve ühte sulamine toob uue ja tõhusa maailma halduskorra. Kohtumõistja poja lahkumisel hakkab planeedi Aadam tegelema sfääriväliste asjadega. Niimoodi tegutsevad aineline poeg ja tütar ühiselt planeedi haldajatena kuni maailma stabiliseerumiseni valguse ja elu ajastusse. Planeedivürst ülendatakse seejärel planeedi suverääniks. Sel kõrgema evolutsiooni ajastul saavad Aadam ja Eeva selle aulise maailma omamoodi ühisteks peaministriteks. Niipea kui arengumaailma uus ja ühendatud keskus on omandanud stabiilsuse ja niipea kui jõutakse koolitada kompetentseid alluvaid haldustöötajaid, asutatakse kaugematel maa-aladel ja eri rahvaste seas madalama astme keskused. Enne järgmise usulise elukorralduse poja saabumist moodustatakse juba 50–100 niisugust kohalikku keskust. Planeedivürst koos oma kaaskonnaga edendab endiselt vaimseid ja filosoofilisi tegevusalasid. Aadam ja Eeva osutavad erilist tähelepanu maailma füüsilisele, teaduslikule ja majanduslikule tasemele. Mõlemad rühmad pühendavad võrdselt energiat kunstide, ühiskonnasuhete ja intellektuaalsete saavutuste edendamisele. Maailma 5. usulise elukorralduse sissejuhatamise ajaks on jõutud planeedi tegevuse suurejoonelise haldamiseni. Niisugusel hästi juhitud sfääril on surelike eksisteerimine tõesti stimuleeriv ja kasulik. Ning kui urantialased saaksid vaid jälgida elu sellisel planeedil, oskaksid nad kohe hinnata kõige selle väärtust, mida teie maailm on kurja omaksvõtmise ja mässus osalemise tõttu kaotanud. Esitanud 2. astme Lanonandek poeg varukorpusest.